nüüd juba pärast valimisi teise valitsuse ajal, mis ajab Eesti inimesi vihkavat ja Eesti inimeste elu pööraselt halvemaks tegevat poliitikat. Ja automaks on selle poliitika üks osa. Ta on ehk võib-olla üks ilmekamaid näiteid sellest, kuidas rumalus, ahnus ja põikpäisus saavad kokku ja hakkavad ruineerima tervet ühiskonda. Ma ei ütle, et kõik need 3 sõna annavad tänasele igale koalitsioonierakonnale nime, aga see lihtsalt on hullumeelne, mida te teete. Te tõstate makse ja räägite, et see on vajalik, et saada eelarve tasakaalu. Ja me kogu aeg ütleme, et kallid sõbrad, nende maksude tõstmisega te ajate majanduse seisu nii halvaks, et maksulaekumine halveneb. Täpselt nii ongi läinud. Te tõstsite käibemaksu, tegite prognoosi, kui palju hakkab laekuma, aga tegelikult laekub veerandi võrra vähem. Te tõstate jälle aktsiise, no mitu korda võib ühe reha otsa astuda. Jälle hakkavad ju maksud sõitma Lätti. Te tõstate tulumaksu, vähendades kõikide tööl käivate inimeste reaalset sissetulekut. Te tõstate jälle käibemaksu. Sellega kütate hinnatõusu ja sellega vähendate kõikide inimeste ostujõudu. Te teete kõikide inimeste elujärje Eestis halvemaks. Ja järjest. Järgmine maksutõus. Ilma autota Eestis normaalselt elada pole võimalik. See, milliste valedega seda juttu ja seda maksu meile müüakse, on lihtsalt tülgastav. See ei päästa loodust. Loodusel ei ole häda Eestis midagi. Adresseerime probleemi, mis on kõige karjuvam Eestis, ja see on vaesus. Vaesus on see, mis Eesti inimesi koormab, mitte kliima mingisugused väljamõeldud probleemid. Ja teie teete inimesi vaesemaks. Nüüd minu üleskutse küll kõigile Eesti inimestele on protestida selle vastu nii nagu võimalik. Lähme kõik hakkame ostma jälle Lätist, jälle viime kõik oma autod Leedusse või Tšehhi või ma ei tea kus, ükskõik millise teise riigi registrisse ja lihtsalt näitame keskmist näppu sellele valitsusele. Kui valitsus vihkab Eesti rahvast, siis Eesti rahvas võib vabalt vastu vihata valitsust. Sest et niimoodi ju jätkata ei saa. Te panete meid järjekordselt krahhi kursile ja ajate süüdimatut juttu sellest, kuidas te tulite eelarvet korda tegema. Süüdimatut juttu sellest, kuidas see on vajalik mingisuguseks riigikaitse laiapindseks maksuks. Ei ole. Riigikaitse kulutuste tõus moodustab vähem kui 20% nendest kulutustest, mida on viimased paar valitsust suurendanud ja mis moodustavad meie rohkem kui miljardilise eelarve miinuse. See on inimestele julmalt näkku valetamine, et meil on vaja kõiki neid makse tõsta sellepärast, et riigikaitse vajadus on see. Sama hästi võiksite neid makse nimetada siin, ma ei tea, vikerkaare värvilise ükssarviku maksuks või nunnude jänkude kesapõllul hüppamise maksuks, et parem maha müüa. Et kes ikka tahab kuulda sellest, kuidas meil on rohepöördemaks või käibemaksu tõus või aktsiisimaksu tõus. Nunnude jänkude kesapõllul hüppamise maks kõigile meeldib. Et see tuim valetamine ja see tuim inimeste vaeseks tegemine, see täielik süüdimatu vastutamatus tuleviku ees, see on nii kohutav, mida te teete Eestiga, et tegelikult tahaks appi karjuda. Aga appi karjumisest ei ole abi olnud. Ma teen ikka jätkuvalt üleskutse inimestele. Punkt 1. Siin saalis olevatele inimestele hääletage selle vastu. Punkt 2. Kui muud moodi ei saa, siis hääletage jalgadega.